see maitseb nagu pirita tee suvel. Kookos peeru maitse nagu. Ma olen täiesti matcha inimeseks converted juba. Mitmes see meil on? 3, 2, 1. Kas me oleme nagu kollektiivselt peaga vastu seina jooksnud ja ära unustanud selle, et veel aastaid tagasi nimetati matchat rahulikult solgiveeks? See oli selline jook, mida sa nägid võib-olla kord iga täiskuu tagant inimese käes, kes üritas sind veenda, et ei, see ei maitse nagu niidetud muru. Aga nüüd on matcha igal pool. Iced matcha, maasika matcha, vanilli matcha, matcha toonik, matcha krõpsud, matcha pannkoogid, matcha veip. Te olete nii palju matchat joonud, et Jaapanis on oht, et neil endil jääb väheks. Aga ma mõistan, see on perfektne influencerite jook. Roheline, näeb välja nagu see oleks kallis ja natuke nagu sa oleksid inimene, kes teeb pühapäeval meal preppi ja peseb oma meigipintsleid. Mina oma meigipintsleid ei pese ja mulle ei meeldi matchaga. Issa mul Aga täna on mul üks eesmärk. Proovida paaris erinevas väga popis kohas matchat juua ja välja selgitada, kas see on päriselt hea või te lihtsalt valetate iseendale ja mulle ja joote seda ainult selle pärast, et Hailey Bieber jagas seda oma Instagrami stories. Tere! Tervist, tere! Mis su kogemus on matchaga? Matcha mulle ei ole nagu kunagi väga meeldinud. Ais mu toakaaslane Gerhard, ta tutvustas mulle sihukest asja nagu matcha toonik. Ja nagu peale seda mulle enam vähem nagu meeldima hakanud. Aga sa seda matchat siis seal tunned ka üldse või on see sirup? Ei, selles ongi poiss, sa ei tunne seal seda matchat. See on lihtsalt nagu refreshing drink. Sulle ei meeldi matcha, sulle meeldib see idee matchast. Mul ei ole nagu absoluutselt mitte mingit kogemust lähiajal ja ma arvan, et see on ülirõve. Ja kas sa arvad, et täna need kohad suudavad meid kuidagi konvertida? No kui me joome matcha toonikut või mingi üli nagu maitsestatud ja siirupistatud matchat, siis ma arvan... See ei ole point. Lähme alustame siis esimesega. Proovime. Maybe something sweet for you. Maybe, yeah. So the most popular one is gonna be matcha strawberry milk. And for you, matcha latte. So let's do access to you. And which milk? Which milk? Whichever it is the best as well, yeah. Ma proovin nüüd seda täitsa matcha osas, et ülevalt. Ma just proovisin. Ma tahan teada, mis sa ütled. It doesn't taste gross. Like it's like black tea. Yes. Like the one I drank years ago. Yeah. That was like grass and seaweed. Oh, but why does matcha taste like that sometimes? Is it just bad matcha? Yep. If it's kind of like seaweedy, like if it's grassy, like a grass, nah. Say nah. Aga matcha ei saanud popiks ainult sellepärast, et see on esteetiline. Asi on rohkem selles, et matchale omistatakse igasuguseid tervisekasusid. Sa peaksid olema rahulikum, energilisem, keskenduma paremini, antioksüdandid, aitab ainevahetusele kaasa, detoksib ja ennetab vähki. Kõige realistlikum väide etteloetud nimekirjast on energia ja lõõgastumine samal ajal. Matcha sisaldab umbes 60–80 milligrammi kofeiini, mis ergutab ja L-teaniini, mida seostatakse lõõgastuse ja keskendumisega. Kõik ülejäänud näited on sellised klassikalised võib midagi paremaks teha. Kui sul teeb, siis on hästi, aga midagi konkreetset väga väita ei saa. Aga kui keegi ütleb, et see detoksib su keha, siis siinkohal tervitame palun maksa ja neerusid, mis teevad seda tööd niisama ka. Ilma rohelise joogita. Et see, ma proovisin seda matchat ise ja nagu ma saan aru, et see on siuke asi, mis mulle võib meeldima hakata, sest see on nagu kohviga ka natukene. Et kohv alguses ei meeldi vaata, ta on siuke mõru ja niimoodi, aga see maitse hakkab mu peal kasvama, aga nagu piimaga segatud, see on nagu tõsi meeli hea. Mulle meeldib enda oma rohkem. Yeah, this is like a dessert. Siin ma tunnen rohkem seda nagu... No. See on rohkem matcha, on see nagu. Yeah. Aga selles mõttes see on nagu siuke mõnus magus jook. Aga ma pean ütlema, mulle isegi meeldib see rohkem. I think I like this one more. Ma olen täiesti matcha inimeseks converted juba. Reaalselt. Ma veel ei ole täitsa. Selles suhtes, et kuna mulle see nagu
nii, noh, see on hea, aga mulle meeldib see rohkem, siis see tähendab, et mul on veel natukene nagu teed minna. Ma ei tea, kuidas sinuga oli, aga ma hakkan seda essat matšat tundma juba, eks. Mul ka natukene. Mõtle, kui labor teeb lõpuks matša šotid. Ma mõtlesin, me lähmegi laborisse praegu. Me võime. Lähme. Kiire pitstop. Teeme eriti hea päeva sellest, eriti hea video. Kuule, aga see on täitsa võimalik ju. Nendel on juba strawberry milkshotid ja banaani. Minust on banaanipiima omad ka ja meloonipiima. Me lähme laborisse. Me oleme nüüd teises kohas. Ma lähen tellin midagi, aga ma teile ei ütle, mis ma tellin ja siis varsti näeme. Show. Piiramatu eridiil! Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil. Kui ma vaid nüüd mäletaks, milline? Jah, kui sa üldse tead, mida sa tellisid. Austada ei tea? Ei tea, jah? Ei. Aga nad näevad väga ilusad välja. See on, need on kõik toonikud need, by the way. Sinu jaoks võtsin. Meelde tuli. Virsikutoonik, coconut cloud, ehk siis kookuse ja see on avokaado. Oota, ma sain ainult seda püreed praegult. Nii, oota, proovime uuesti. No see on... Ma ei hakka valetama, see on veel reovisi. See on päris matšane, on ta? Ma ei tea. Ei, tal on ikka see vetikas rohkem. Tal on rohkem seda vetika maitset, jah. Siin on nagu toonikud, siin on seda siirupit ja siis matšat. Nüüd me jõuame matša suure paradoksini. Jah, matša iseenesest on tervislik jook. See on steroididel roheline tee, aga kohvikus ei joo paljud inimesed lihtsalt matšat. Kui võtame näiteks Starbucksi populaarse banaanileiva matša, siis sealt leiab 3 pumbatäit pruunisuhkrusiirupit, vanillimaitselist koort, vanillisiirupit ja karamellitükikesi, mis teeb kokku 370 kilokalorit. See ei tähenda, et seda ei tohi juua. Lihtsalt ärme tee nägu, et banaanileiva matša on sama asi nagu munk mäe otsas vaikuses matšat joomas. Oi, see on strange. On see avokaado või? 100% on. See mulle meeldib. Rohkem kui see või? Magus? Jaa, väga magus. Minu arust on veits vanillikas jälle. Ei, seal on mingi kookospiima ka sisse pandud ja asju. Võib-olla on see siis, jah. Aga mingit avokaadot ma küll seal ei tunne. See on absolute banger. Kui ma selle alumise sain, siis ma sain nagu ainult avokaadot. Siis ma küll tundsin avokaadot. Aga muidu jah, ta on nagu balance, ta on üli balance. See on üli nagu smooth. Jaa, üli smooth, jah. See on coconut cloud või? Fuck with coconut. See maitseb nagu pirita tee suvel. Pirita tee? Oled sa sõitnud või? What do you mean? Ei, kui pirita tee haiseb. Nii, see maitseb nagu see hais minu arust. Täpselt, mida sa mõtled. Ei no sellel on see natuke kookosvee peerumaise nagu selles mõttes juures. Ei, see on full pirita tee, ma ei suuda sellest nagu nüüd mööda vaadata. Aga mulle meeldis vist esimene koht rohkem. Mulle ka. So you are our third and last spot. Okay. So what do you recommend? So I would recommend the Uji matcha boba latte because the matcha is from the Uji region in Japan. Yeah. So that's why it's called Uji matcha boba latte. All right, let's do it. Maybe we take different ones. Okay, we have sparkling vesicle matcha. Let's do those two, yeah. Okay. Have you seen a rise in popularity with matcha? Yes, a lot. I think we start to import it in 2023, and I think starting from 2025 it gained the popularity, and the pricing also increased a lot. Do you think influencers are part of that reason? Yes, totally, yeah. Nii, meie viimane koht. Enne ma pean ütlema, et selle nagu kofeiini kohta, ma olen tundlik nagu kofeiini suhtes. Mitmes see meil on? Nagu siin otseselt mitmes, aga... No me oleme 5 tükki joonud, 5 erinevat matšat, jah.
ja ma tunnen ja mul ei ole üldse hea olla ausalt öeldes. Me oleme siin tunni jooksul joonud 7 erinevat matša jooki. Kas seda tohib üldse niimoodi lõputult juua? TikTokis näeme, kuidas inimesed joovad näiteks 3 või 8 matšat päevas. Rohelise tee joomist peetakse täiskasvanutel üldiselt ohutuks, aga see sisaldab kofeiini. Täiskasvanu puhul on turvaline kofeiini kogus umbes 400 milligrammi päevas, aga kofeiini tundlikkus on inimestel väga erinev. Matcha's caffeine content is not as high as coffee in general. So it's better than coffee. In this is, yes, yeah. Muud kõrvaltoimed võivad olla näiteks iiveldus, kõhuvaevused, aneemia, kõrge vererõhk ja vähk. Kas me just enne ei kuulnud, et see ennetab vähki? See on nii lahe, kuidas see matša läheb roheliseks niimoodi. Love it. See on väga esteetiline. Okei. Nii, hoia püüal. Ja, 3, 2, 1. Oh my god, okei. Arigato saimaas. Moi. See on hea. See on nagu matša limonaid, kuna ta on spraidiga. See ongi lihtsalt spreit. Matša. Nice. See on lihtsalt matša. Meie review'd lähevad nii sisukaks ka siin video lõpu peale. See on matša limonaid. See on lihtsalt matša. Ma võin kinnitada seda, et mulle meeldib see idee matšast ja mulle tegelikult ei meeldi matša maitse iseenesest. Mulle meeldis matša kookosega, mulle meeldis matša maasikaga, aga mulle ei meeldi lihtsalt matša ja see on lihtsalt matša. Sellel on ikkagi väga see... Aga siin on see boba. See boba rikub nii ära. Ma vihkan boba. Saa üle. See on nagu ma joon seda, siis järsku tuleb mingi Tati Klimbi üllatused lihtsalt plomp, plomp, plomp. Käivad siit üles nagu I can't. Ma tahan lihtsalt liquidit. Võta siis kõrvs veits üles ja joos. Ma tegin seda, aga need ikka tulevad ründama. See ei meeldi pollid suus. See on bänger. See on väga hea. Siin on piisavalt seda matšat, et ma tunnen ennast hästi tervislikult, aga piisavalt seda kõike muud ka, et ma ei saa aru, et see on reaalselt matš. Sprite matšaga, üli hea. Kujutan ette, sihukest asja on kodus ka lihtne teha. Räägi siis, kas me oleme selle video lõpuks nüüd matša fännid? Jaa, tegelikult küll. Vähemalt ülisuur fänn sellest essas kohast. Jaa. See oli great, see oli actually great. Hästi puhas, mõnus, matša maitse, tore oli seal ka. Ja mina ütlen, et kui sa veel ei tea, kas sulle meeldib, siis võta kindlasti midagi, kus on lisand, kas siis need maasikad või kookospiim või mis iganes, näiteks see virsiku limonaad on ja sest et see lihtsalt päris matša, see on ikka acquired taste, natukene. Natukene küll, jah. Eks ta ole nagu kohviga, see läheb paremaks, vaata, üle aja. Aga ma ei arva, et te valetate enam. Ma sain kinnituse. Ma arvasin, et nad valetavad ise endale. Et see oli pigem nagu siuke ploi, vaata. No, et inimesed nagu mõtlesid, vaata, et neile meeldib matša, et see on lihtsalt trendiga läheb kaasa. No ilus, et sa näed tervislik välja ja Hailey Bieber jagas ju oma Instagrami stories, so it must be good. Jah, tõsi, Hailey Bieber. Hailey Bieber. Oh my god. Who is Hailey Bieber? Sa ei tea, kas on? Ei tea. Aga ma reaalselt tweakin. Ei, nagu actually. Ma olen nii kofeiini fookus praegu. On küll. Aga see on tore. Selles mõttes, et ma ei tea, ma siiski arvan, ma lähen koju. Ma käin jooksmas, ma arvan. Lähme jooksma või? Lähme jookseme. Kuhu me jookseme? Ma ei tea, sinna.